Tšau sõbrad, täna on reede, mitmes täna on siis, täna on 9. mai ja mõtlesin, ma alustan juba täna vlogiga. Ma tegelikult tahan vlogida homset, aga kuna ma olen hommikuti lihtsalt nii uimane, siis ma mõtlesin, et ma siis teen alguse juba praegu täna reede õhtul ära. Ma siin praegu söön porgandit ja pudingit. Ja samal ajal siis töötlen eelmist videot mulgidriftist. Aga ühesõnaga, homme mul on plaan pikemalt vlogida, sest et me hakkame lillelaadaks ettevalmistusi tegema. Ma arvan, et ma pean aias tegutsema ja vaatab, mis veel. Et ma nüüd nii täpselt ei teagi, et eks ma jooksvalt vaatan, mis teha vaja on. Ja siis homme peaks trenni ära tegema. Ma tegelikult tahtsin minna jõusaali, aga kuna mul on homme nii palju toimetamist, siis ma arvan, ma teen kiirelt mingi õlatrenni lihtsalt kodus hantliga. Vaatab, mismoodi ma sellega teen. Ja siis mul on homme tõenäoliselt 2 auto pildistamised, müügipildid, kuna mu enda auto on praegu remondis, mootoriga läks remonti. Ma hetkel veel täpselt ei tea, mis seal viga on, mul on paar aimdust, aga ma panen siia nimekirja, et mis probleemid olid. Et ma arvan, et siis kui see video lõpuks ma kokku panen, et siis on mul teada, mis vead olid. Ühesõnaga, nüüd saab lõpuks mootori korda ja siis homme mul autot ei ole. Ehk siis klient vist tuleb mulle ise järgi, sest me tahame Paides pildistada. Ja eks näis, kas ma saan seda ka äkki filmida. Oleks äge. Saaksite ka natuke näha, mismoodi ma pildistamise tööd teen. Aga jah, siuksed plaanid on. Nii et vaatame, mis see homne päev toob. Tere hommikust! No nii. Tänane teguspäev algab. Praegu on nagu suht ilus ilm, kuigi veits hakkab pilve minema. Mõtlen, kas on näha midagi või nii ülevalgustatud või? Oota. Nii, nüüd on näha. Mul siin sead olid veits teised, aga ühesõnaga veits on pilves, samas õues on 10 kraadi. Ja tuult väga palju pole. Nii et ma korraks mõtlesin, et ma lähen juba aeda, aga nüüd ma vaatasin neid pilvi ja ma veits hakkasin kahtlema. Aga lõuna ajal lubasin seda vihma. Et ma ei tea, peaks minema aeda toimetama. Ma nüüd pean vaatama, kas või mis kell ma lähen. Homme ei saja. Et homme on see mõttes ka võimalik aias teha. Igatahes ma teen praegu toidu valmis. Taustal on palju müra siin praegu, ritsaks pessu ja puhur töötab, sest elekter on odav. Teeme maja veits soojamaks. Aga ühesõnaga, ma teen toidu valmis ja siis ma vaatan edasi, mis see ilm teeb. Mul oli telefoni pandud just äratus, et Luminescence'il hakkas soodusmüük. Ja nagu see leht on lihtsalt nii koomas. Ma sain ühe asja ostukorvi pandud. Ahah, nüüd loodis ära. Ühesõnaga, mul on plaan osta paar trenni riietut, kuna mul hakkavad suureks jääma need, mis mul praegu on. Ja noh, lihtsalt oleks ka uusi vaja. Ehk siis ostame midagi kvaliteetset. Aga ma siin panin juba endale soojamad riided selga, sest et õues ikkagi jube palju pilvi. Nii et ma arvan, et päevitada pole isegi lootust. Võib-olla saab aias toimetada enam kui sadama hakkab. Aga mul see Luminescence'i leht ikka veel laeb, siin vahepeal viskab neid
erroreid. aga pikapeale saab hakkama. Leht ikkagi töötab, aga lihtsalt võtab aega. Ühesõnaga ma tellin endale kamo mustriga musta värvi komplekti ja siis ühe musta värvi siukse, ta ei ole crop top, aga ta on siuke lohvakas lühem bluusike, mis käib siis sinna spordirinnakute peale. Et päris ilus komplekt minu meelest. No nii, see oli siis selline toit. Panin põhimõtteliselt 2 muna, 70 grammi kodujuustu. Tegelikult oli 5 porgandit ja kohvi vahukorraga. Ja võiga praadisin selle. Siuke hästi kiire ja lihtne. Ja ma panen need ka äppi kirja. Praegu kuidagi palju lihtsam toimetada, kui ma kõik kirja ilusti panen. Et siis ma tean, et ma teen kõik õigesti. Sest mul tekitab veits nagu ärevus see, et kui ma tahan kaalust alla võtta ja ma ei tea, kas ma tegelikult võtan. Et kui ma tahaks kaalu säilitada, siis mul oleks ilmselt selles mõttes suva. Et ma ju tean enam-vähem, mida ma söön, ma tean, mis kaloraaži ma enam-vähem söön, kui palju ma süüa tohin. Aga just see, kui ma tahan kaalu langetada, siis ma nagu ei julge nagu ehku peale minna. Paneme siis äppi kirja. 70 grammi kodujuustu, muna 2 tükki ja beebiporgandid 100 grammi, vahukoort läks vist praegu 27, või oli ka ja 5 grammi võid ja see on siis 399 kilokalorit, süsikad 13%, rasv 62 ja valk 25. Ehk et tegelikult võiks valku rohkem olla, sest ma üritan 140 grammi valku päevas süüa. Protsentuaalselt oleks ühes toidukorras 37%. Ja mul on 25, et võib-olla peaks kanafilee sinki juurde sööma, see on vist 1 gramm rasva on seal, ülejäänud on kõik valk, nii et ma arvan, ma söön seda veel ka pärast otsa. Nii, ma sain tellimuse lõpuks tehtud. Võtab, kui hästi see fokusseerib. Ühesõnaga mingi 34 või mis iganes protsenti soodust oli. Ehk siis kokku läks mul ei fokusseeri. Kokku läks mul 107 euri. Ta ei taha millegipärast ära fokusseerida. Nii. Ma sain 107 euri. Ma sain bluusi 30-ga, või mõlemad bluusid 30 ja 30 ja püksid 49. Et ma ei tea, ma olen Luminescence'i kohta mega palju head kuulnud. Et loodetavasti siis on ka hea. Et oleks vaja korralikke treeniriideid, sest mul ei ole plaan pooleli jätta treenis käimist. Ja jah, ma loodan, ma saan ruttu kätte ka, tahaks juba kanda. Selle pildistamise kohta ma sain ka infot, et see klient, tal on täna seoses siiliga natuke tegemist. See on see mingi ajateenijate või mis iganes teema, ühesõnaga ma ei tea sellest midagi. Aga ühesõnaga vaatame siis jooksvalt, et kas ma jõuan pildistama täna või mitte. Igatahes ma tahan trenni ära teha ja aias toimetada ja pesus käia. Et vaatame, mis järjekorras me neid asju teeme. Kodu peab ka koristama. Algselt ma lootsin, et lapsed on see nädalavahetus meil, et nad saavad oma toa ise koristada ära. Aga kuna lapsi pole see nädalavahetus, ikkagi neil on omad mingid toimetamised, sünnipäevad või isegi ei tea, mis üritused neil on, siis ma pean selle toa ka ära koristama. Nii et võib-olla ma siis alustangi sellest, kui peaks sadama hakkama näiteks. Et siis saab vähemalt selle toa korda. Appi, mis siin toas toimub.
see on ebanormaalne. Nagu viimane kord, kui nad käisid, siis enne nende äraminekut ma ei jõudnud vaadata nende tuba üle ja siin on konkreetselt pomm plahvatanud. No siin on üks, see hunnik on siin puhaste riiete hunnik, mis ma too nädalavahetus tõin, nad pidid selle kappi panema, aga nad ei pannud. Ühesõnaga, siin on mida koristada. Siin läheb ilmselt lausa mitu tundi. Kõik need riied tuleb kappi voltida, siin on mingi mänguasju laiali ja kõik muu ka. Nii et ühesõnaga siin läheb aega. Ma vist peangi alustama praegu sellest toast. Saame selle äkki natukene viisakamaks. Sest et mulle tulevad kindlasti külalised ka lilleladaks. Ja ma ei tea, võib-olla vanemad tüdrukud tulevad ka lilleladaks siia. Et siis nemad vist ööbivad siin toas, aga korda peab ikka saama. Nii et see siis on nüüd minu ülesanne. Muusika kinni. Ma lihtsalt korra vahepeal näitan nagu, mis siin toas toimub. Siin on nagu konkreetselt väga suurt organiseerimist vaja, sest et mul oli algselt kõik pehme mänguasjad ühes kohas, tavalised mingid kõvad mänguasjad, mis iganes, barbid, klotsid, mingid mööblid, mis iganes, olid ühes kohas, autoasjad olid ühes kohas, legod olid ühes kohas, kõik oli organiseeritud, sorteeritud ja mis sellest nüüd järgi on jäänud. Nii, ühesõnaga, seal peaks olema Lego kast, mis on nagu lihtsalt tükkideks rebitud, ma ei tea, mul on mingit uut kasti vaja. Siin on kõike, siin on autosi, Legosi, mänguasju, riideid. Ma võtsin kasti voodilt välja, nüüd tuleb sealt voodi alt igasuguseid asju välja. Siin on pudrukapsad. Seal kapis on mul üks kast, mille ma juba veits sorteerisin ära. Siia ma lihtsalt lükkasin jalaga kokku kõik, mis põrandal on. Ma saan seda kõike sorteerima hakata. Puhaste riiete hunnik on siin, sellega ma tegelen vist kõige viimase asjana. Et ma üritan selle põranda nüüd kuidagi korda saada. Sorteerin need mänguasjad uuesti ära. Voodipesud panen pessu. Ühesõnaga tööd on. Aga ma arvan, et kui ma saan need asjad organiseeritud, siis peaks kõik okei olema. Siin on kindlasti ka prügi ja ma arvan, et toitu ja toidunõusid ja siit leiab kõike. Nii et toimetame edasi. Nii, ühe nurga ma sain nüüd korda põhimõtteliselt. Et tegin Karlile voodi ära. Panin uue voodipesu ja panin siukse paksu teki peale, et katta asemel. Ja nüüd saab hakata edasi tegema seda õudust. Okei, ma teen väikse vahe filmimisega. Te juba minu tagumiku pealt ilmselt nägite, kui tolmune siin on. Seda tolmu tuleb praegu siit igalt poolt lihtsalt. Aga ühesõnaga ma tõmbasin lihtsalt kõik kastid laiali põrandale. Et hakata nullist sorteerima, sest et siin on kõike, siin on prügi ja mänguasju, kõik on segamini, riided ja kõik asjad, ühesõnaga siin ei ole võimalik enne midagi koristada, siin tuleb lihtsalt kõik tagurpidi kallata ja nullist alustada. Võtsin need beebilopid võtsin ka appi, veits puhastan tolmust neid kaste asju. Ühesõnaga ma tõmbasin kõik kasti sisu laiali. Ma tõin uue karbi legode jaoks. Siia tumba sisse tulevad autoasjad. Ja siia tuleb siis igasugused muud mänguasjad. Ja siis pesukorv ja prügikott. Ja ühesõnaga
proovime selle sorteerimise nüüd ära teha. Ma olen lihtsalt vahepeal natukene segaduses, nagu mida need lapsed teevad. Nagu miks selle Barbi käed on näritud? Tal ei ole lihtsalt käsi otsas. Nagu, mis toimub? Siin on veel siukseid huvitavaid leide olnud. Et ma olen vahepeal sõnatu natukene. Et mis idee nagu lastel on, et nad nii teevad. No nii, ma sain suurema asjade hunniku sorteeritud. Ma ei tea, siin kindlasti kuskilt tuleb veel igast asju välja, sest et ma veel jätkan. Siin on veel teine voodialune ja mingid kapinurgad, diivani alused peab veel üle käima. Ehk et kindlasti ma veel leian midagi. Aga põhimõtteliselt siia sain nüüd kõik siuke mudru, igasugune nii-öelda pisike kõvem mänguasja materjal. Siin on pesukorv. Siin on siis legode kast. Siin on igasugused autojupid, autoasjad, prügi. Siin on mingid pastakad, pliiatsid, mingid erinevad kaardid. Ühesõnaga, ma ei tea, siin on nagu nii palju tolmu, et ma lihtsalt ainult ajastan. Aga nüüd hakkab juba vaikselt korda saama. Et ma pean nüüd natuke veel tolmu tegema, ma panen need kastid asjad korraks eest ära. Teen voodipesudega tegelen ära, et saaks voodid korda. Siis veel natuke voodid aluseid asju, kuniks siis lõpuks riieteni. Ühesõnaga, jätkame. Tegin kerge puhkehetke. Söön, mis on siis Delishi Crunchy Cheese Bites magusa chilliga. Täiega head on. Kõige rohkem mulle meeldivad suitsujuustu omad, aga need on ka päris head. Kõik selle firma omad on päris head. Aga ma sain ka Ruitsilt kirja. Ruits on praegu pildistamas. Ta läks ühte abielu ettepanekut pildistama drooniga. Või noh, filmima vist. Et mingi tsikli, ma ei tea, ühesõnaga hästi palju tsikleid tuli kuskile mõisa ja seal tehti siis abielu ettepanek. Ma nii täpselt detaile ei tea, aga ta läks seda filmima. Ja siis ta mulle saatis info minu auto kohta. Ma viisin auto remonti neljapäeval ja nüüd ta kirjutas, et esmaspäeva pärastlõunal saame auto kätte. Üks pihusti oli mega tugevalt kinni põlenud, et võttis aega selle kätte saamine, et jäi pooleli kokkupanemine reedel. Hüdrokad olid täiesti ja nookureid natuke lõhkunud, aga nookuri kaelad ja muud sellist terved. Et saab kokku panna ilusti ja pihusti tuli ka tervena välja lõpuks ikkagi. Ühesõnaga, jah, pihusti teema, hüdrokate teema, nookurite teema. Ühesõnaga, teemasid oli mitu. Rehvid vist vahetab ka ära nüüd lõpuks, et paneme suverehvid alla. Ja ma ei tea, kas seal oli midagi veel. Aga ühesõnaga, mitu asja korraga. Arve tuleb üle 600 €.
Siuke korralik pönts rahakotile. Aga noh, oli vaja teha, sest et sõita on vaja. Seega noh, tuleb lihtsalt maksta. Aga ühesõnaga ma veits istun mõne minuti ja siis jätkan. Et kuna ma ei tea, mis kell ma pildistama lähen, see on natuke halb, mulle ei meeldi see, kui ma ei tea oma päevakava. Et noh, näiteks on see, et ma tahan pessu minna, aga kui ma pesus käin, siis mul lähevad juuksed märjaks ja ma ei tea, vaata, mis kell ma pildistama lähen. Ehk siis ma ei tahaks märgade juustega minna pildistama, et ma ei tea, kui kiire mul on pessu minekuga. Et ma tahtsin nagu trenni ära teha ja siis minna pessu. Et ühesõnaga jah, natuke on jama selle ajaga. Aga vaatame. Koristame edasi praegu ja kas üldse täna pildistamist toimub, seda ka ei tea tegelikult. Vaatame jooksvalt. No nii, ma sain nüüd voodid ka lõpuks tehtud. Nüüd põhimõtteliselt ongi veel vaja pesud pesumasina juurde viia ja riided kappi panna. Ja siis veel tolmude pühkimine ja põrandapesu. Ja lõpuks on valmis. Aga praegu ma ilmselt ei tea, kas ma lähen pildistama. Mis see kell on? Kell saab juba 4. Varsti hakkab pimenaks ka minema, nii et mul on siuke tunne, et see vist jääb ära täna. Ma ei tea. Aga praegu igatahes ma tegelen selle toaga edasi. Ma avastasin, et Eliisel on nagu reetsilt palju riideid meil. Talle täiega meeldib riide vahetada kogu aeg. Siis mõtlesin, et peaks tegema mingi süsteemi, et teen mingi 2 kotti. Ühe koti, kuhu ma kirjutan peale näiteks, et ei kanna. Ehk siis kõik riided, mis on väikseks jäänud, katki läinud, liiga mustaks läinud. Et need riided viskab ühte kotti. Teise kotti riided, mis ta tahab võib-olla emme juurde viia, ehk siis ma ei tea, mingi kooliriided või mis iganes riided, mis on kogemata siia rennanud. Et siis need riided saab teise kotti panna. Ja siis on pesukorv ja kapp. Sest et praegu on reaalselt siuke olukord, kus ma kogu aeg pesen põhimõtteliselt puhtaid riideid. Sellepärast, et nad nagu proovivad selga, ei lähe selga, viskavad põhimõtteliselt põrandale või viskavad kas või tooli peale, hiljem see kukub põrandale. Ja siis ma lihtsalt muudkui pesen puhtaid riideid. Lihtsalt 1 nädalavahetus ja terve suur masina täis riideid, nagu see ei ole loogiline. Et siin on nagu väga palju riideid, mis on tegelikult puhtad ja ma lihtsalt pesen neid kogu aeg. Sest ma ei tea ju, kui ta vedeleb põrandal tolmu sees, ma ei pane teda kappi. Ühesõnaga ma pean mingi süsteemi välja mõtlema, et saaks natukene normaalsemaks selle olukorra, sest et neid riideid tekib nagu nii palju. Nüüd ma vaatan kapi sisud üle, mis mul seal vastu vaatab. Oi, sorry, guys. Issand, ma vastu seda soba peale. Sorry. Ei tahtnud. Sorry. Nii. Ühesõnaga siin on Karli-tohtel täiesti tühi. See on muidugi hea. Siis ma saan siia ise panna uued asjad. Okei, siin on mingid pluusid olemas ja natukene kaost. See on okei.
siin on vist mingid asjad, mis on neile väikseks jäänud. Täpselt siuksed asjad ma peaks panema mingi kilekott, et neil oleks lihtsam panna, sest nad millegipärast ei tule selle peale, et võiks sahtlisse panna. Kilekott on võib-olla lihtsam. Siin on mingi, mis see on? Jälle vist Eliise püksid, ma eeldan. Karlil on need suured, mina olen väiksed. 3 lapsega kannab neid riied sorteerida. Nii, ja siis on nende kapp. Okei, ma juba näen, et siin tuleb kõik see ka välja võtta ja ära sorteerida ja kokku lappida, et siin on ka paras kaos. Ühesõnaga, ma olen lihtsalt terve päeva tegelen nendega. Hetkel ma juba loodan, et ma ei pea täna pildistama minema, sest et ma lihtsalt ei jõua muidu seda tuba valmis. Homme ma olen raudpoolt siis terve päeva õues. Mul on vaja peenart veits kaevata ja umbrohtusi võtta ära ja miskit sellist. Ja mul on ülejäänud vaja ka korda saada, sest et põhimõtteliselt mul on 3 päeva on nüüd tööd. Ja siis juba hakkab lilleaeda möll pihta ja mul on vaja veel kaminanurk ära pesta, nagu päris valmis panna külaliste jaoks. Ühesõnaga, tegemist on sitaks palju, vabandust, aga ühesõnaga, jah, me ei pläkuta rohkem tegutsema. Ma ei ole vahepeal rohkem edasi koristanud, sest mul oleks kõhtu jääks. Ja ma mõtlesin, ma teen endale siis sedasama kana-brokkoli juustuvormi, mis ma driftilgi sõin. See on täiega lihtne teha ja maitseb ülesti. Ühesõnaga ma siin proodisin brokkolit. Õigemini aurutasin vegeta maitseainega. Siis siin ma praegu segan juustukastet. Siin on merevaiku ja või toorjuust, tavaliselt ma panen hapukoort. Siis on muna, vahukoor, sinep ja siia tuleb veel sool ja pipar ka sisse. Ja siin on mul kana. Teen selle enne valmis. Ja kui see kana saab valmis, siis panengi brokkoli ahjuvormi põhja, kanatükid peale, kana ma lõikan tükkideks ja siis valan kastme peale ja siis veel riivjuustu ja sinilitsjuustu. Ja nii lihtne ongi. No nii, mul on nüüd siin all on brokkol, veits paistab, kana on peal ja nüüd ma kallan siis kastme. Just see juustu kaste peale. Nüüd ma veits vajutan ta siia kastme sisse, et kaste ilusti laiali valguks. Seda kastet on tegelikult siin piisavalt palju, et see kõik see toit läheb lõpuks siia kastme sisse ilusti. Ja kui on see tehtud, siis tuleb riivjuust ja sinilitsjuust peale ja ahju 30 minutiks. No nii. Siukene see toit saigi. Mega hea. Ma käisin vahepeal korraks õues Rõtsiga. Lasime mururobotil äärelõikuse ära teha. Et homme, kui ma õue lähen, et siis ma saan hakata umbrohtusid ära võtma, peenääri korda tegema, peenaid veits laiemaks tegema, et oleks vähem trimmerdamist. Ja siis tegime praegu nagu uute teradega, panime uued terad. Et vanade teradega jäävad muru otsad hästi kollased, aga nüüd uute teradega lõikab ilusti roheliseks ära, et muru jääb kohe palju ilusam. Et tegime praegu äärelõikus ära ja nüüd niidab maja eest ka. Ja siis homme saan aias tegutseda. Auto ka laadina. No. Pain auto ka laadina. Tsikkel tuleks ka täis laadida. Tsikkel võib-olla tuleb palju käivitamise ja tal ei ole kenekat.
jah. Kas aia tagant puuga sa oskad ka midagi teha? Ma arvan, ma lõikan need oksad ära siis homme. Need puud ühe ümbert võtta ja alt. Lõikan need ära, sest siis vaata muub see kaubik ka sinna aia taha. Nad tulevad ilmselt selle kaubiku ja telgiga sinna. Ma pean reaalselt mingi nimekirja tegema, mulle ei jää meelde, mis ma oma tegema pean. Tripsule nii väga meeldis muru süüa, nii et ma tulin veel talle muru võtma. Võtame siit veits. Siukse peotäie. Nii, Tripsu, tõin sulle muru. Kas sa tahad veel saada? Kas see on nii hea või? Issand, sa sööd mu näpud ära. Palun. Sa saad hästi. Mida kugistad? Nii maitseb või? Mis sa kätte? Sa oled nunnu. Nagu siin on üksikute sokkide meri. Ma sain siit reaalselt vist mingi 3 ja siit veel paar paari sokke. Ja kõik ülejäänud on üksikud. Ma ei saa aru. See on see 2 kodu vahet käimine, siis osad sokid jõuavad siia, osad jõuavad sinna. Ja siis nad käivad muidku ka erinevate sokkidega. Ruts Lampi ütles mulle, et ma filmiks ja läheks oma tuppa. Ma ei tea, mis mind seal ootab. Hirmus on. Oota, ma näitan. Tadaa! Ma saan maiustada. Aitäh! Täiega äge. No nii, ma nüüd sorteerisin Eliise riided ära. See on pesu, kleidid, pusad, püksid, seelikud on ka siin ja bluusid. Nagu mul ei ole just kunagi nii palju riided olnud. Ühesõnaga nüüd ma saan nüüd hakata kokku võttima kappi. Korralik kogus ikka. Ma sain nüüd põhimõtteliselt Eliise sokid, aluspüksid, sukad, bluusid ja püksid kappi. Aga mul on siin veel terve hunnik pusasi ja kleite. Ja nagu ta kapp on suht täis.
nii et pean veits nuputama, kuhu ma nagu need mahutan. Tegelikult seal all on ka üks sahtel veel. Ilmselt pean sinna midagi leiutama. Nagu poleks uskunud, et selle toa tegemine nii kaua aega võtab. Aga nüüd mul on reaalselt ring peal selles mõttes, et mul on see koristatud, voodid on tehtud, asjad on sorteeritud, riided on kapis korralikult sorteeritud. Ainuke, mis on veel vaja teha, on põrandad pühkida ja pesta. Ja ongi valmis. Mul hullult meeldib neid sahtleid sorteerida. Kusjuures siis, kui ma veel fotograafiaga ei tegelenud, siis ma vabal ajal, kui mul oli igav, siis ma sorteerisin riideid. Panin neid ilusti kappi. Siin on püksid, siin on pluusid, siin on pesu, siin on teise lapse siis püksid ja seelikud. Kõik on niimoodi torusse keeratud. Oota. Siis siin on pusad. Panin siia need lahtiselt niimoodi. Taga on ka. Ja siin on siis sokid, aluspüksid ja all siin on siis pluusid. Samamoodi niimoodi tuutudesse keeratud, et hästi lihtne on võtta. Ja võtab vähe ruumi. Ja siis poisil panin püksid siia, sokid, alukad. Siin on pluusid, pusad. Siin on veel riidepoasju ja siis kleidid panin Elisel siia, sest mul lihtsalt ei olnud kuskil mujal ruumi. Et niimoodi ma organiseerin asju. Mul on isegi köögis on näiteks, ma ei tea, tassid on liigitatud siltidega, on sildid juures. Ühesõnaga jah, mulle meeldib niimoodi organiseerida. Samamoodi said mänguasjad pandud eri kappidesse ja kastidesse. Et praegu on nii, et olemasolevad kastid ehk siis suvalised pappkastid ja mingid siuksed, et me ei ole siin mingit siukest remonti teinud, et meil ei ole mingit spets kappe ja kaste ja asju. Aga saab ka niimoodi asja aetud. Ühesõnaga, nüüd ma teen veel põrandad puhtaks ja siis ma lähen panen selle video kokku, mida te juba näinud olete. Panen sellega kokku veel ära ja siis lähen magama, sest et homme tuleb tegus päev jälle. Et ma arvan, ma homme siis natukene näitan ka, mis me aias teeme. Tere hommikust! Ma tulin kohe esimese asjana õue vaatama, kui soe on. Kusjuures 10 kraadi ja küllatavalt soe on. Ma ei tea, kas ma päris bikiinides olla tahan. Aga mõtlesin, et võiks trenni teha õues ära. Sest et mul eile jäi tegemata. Tahaks hommikul ära teha, siis saab pesus ära käia. Ja siis juba aetoimetama tulla. Aga päris mõnus on praegu, nii et ma teen omal mingi toidu eest või nõue. Siis kui elad Eestis ja mõtled, et tuled õue päevitama. Istun siin pusa sees. Päike tuli lõpuks välja praegu. Liikudes püsida siis väga külm ei olegi. Võtame siis pusa ära.
ossa raisku külm. Ühesõnaga, kui ei ole kõrge kuumus, kuradi ma põud põhimõtteliselt, siis köögi alla ei saada. Tassin minema selle puu alusta. Sina ka palun ennast segada. Oota, mul praegu tegemist. Nüüd siis tuli päike välja. On nagu see, et ma ei saa aru tehnikast, kas ma teen õigesti või valesti, kui ma ühe käega teen. Panen natuke raskus juurde, aga ma ei saa teha siukse raskusega, nagu ma teen trennis. Ma arvan vähemalt. Kõigepealt ma proovin. Äkki ma ikkagi jaksan. Kas sa tead ka enda trenni raskuseid või? Jaa, mul on kõik kirjas ju. Nii, räägi mulle loogikast. Mis sa teha üritad? Rinnad suruda või? Ja selle raskusega? Aga ma mõtlen, et kui ma teen ühte kätte korraga, kas mul on siis raskem teha? Teine käsi ei aita, selles mõttes küll. Tegelikult ma teen trennist 12,5, praegu mul on 10. Äkki üks on? Äkki. Teine siin see, et kangi raskus jõusaalis. Ma ei tee kangiga. Ma teen hantlitega. Siis ma ei saa aru, kui sa teed hantlitega, siis kuidas teine käsi aitama peaks üldse. No lihtsalt see, et nagu ühtne, vaata praegu ma tegin keha kisub pilt ära. Volvo on korpuga värskelt lahitud. Täiesti sõitev auto. Teeme Sanna. No. Kui sa oskad enda kõveraid kette kasutamata pidurdada, siis sa suudad ka sellega sõita ilma pidurid kahiseksid. Tõenäoliselt. Et mina saan sealt päris hästi juba kätte, ma peaaegu iga reismikul saan ilma hääleta juba. No. No tegelikult ma teen vist rohkem kui 5-ga. Ma sain just teada, et mul on täna pildistamine. Needsamad 2 autot, kes pidid eile olema. Et toimub täna, kella 5 lähen. Ühesõnaga, nüüd on päris huvitav see, et teen praegu õlatrenni. Ja siis pärast veel aias toimetan ja siis ma pean õhtul pildistama. Nii et siuke korralik trennipäev tuleb, ütleme nii. Aga äkki pean vastu. Pean pidama, mul ei ole valikut, nii et saab huvitav olema. Julm põõsas on siin. Olmevad.
ma ei mäleta, kas me eelmine aasta tegime kükitamise ringi. Me eelmine aasta ei pandud tõrjetki. Eelmine aasta lihtsalt trimmeriga maha tuimalt. Meile tõrjet kindlasti ei pannud. Aga me ei tee midagi, minu meelest. Paar üksikut võib-olla võtsin ära, aga... See on normaalne rivi neid. No, teen õhtuni neid, kuigi mul pole aega neid üle. Okei, siin on isegi nii soe, et ma just võtan pusa ära. Rap without me, Essex County, I don't fuck with townies, I fuck with Audis, drunk and rowdy, puffin' dolly on the grind like Brown B. Nii, ma sain nüüd selle peene ära tehtud. Ruts vaikselt käib maja või selle hoovi piirjooni läbi umbrohust, et saaks umbrohu tõrjet osadesse kohtadesse lasta. Ühesõnaga natuke näitan tulemust ka. Ma tegin selle natukene laiemaks, kuna robot sõidab siin ja siis jäi nagu siukene lollakas mingi äär siia murust. Noh, veits jääb ikka veel, aga seda on nagu trimmeriga lihtne üle teha. Et siin mingi paar kõrt jääb vahepeal, aga natukene rohisin ka. Et nüüd näeb nagu see äär palju viisakam välja. Siukene ilus sirge äär. Ja Ruts teeb neid maja ääri. Siin on meil kola, siin on meil puitu ja igast asju. Siin on batuudiraam, mida võib-olla paneme isegi selle äkki lilleladaks kokku, ma ei tea. Aga seda me siin üldse tegema ei hakanud seekord. Seda vaatab kunagi hiljem. Aga need hoovi ääred teeme kõik puhtaks. Siis on siin palju ilusam. Aga ma nüüd lähen käin pesus ära ja siis sätin juba, sest et varsti on pildistama minek. Ei tule sükast nime. Paide riigigümnaasium. Paide kohtu ja riigimaja on see. See oli riigigümnaasium minu meelest. Paide gümnaasium. Gümnaasiumi selts. Ei tea. Pane gümnaasium, vaata mis ta annab. Aga me oleme nüüd teel Paidesse. Lähme pildistama. Kuna mul omal autot praegu pole, siis mul on Rutsi autoga lähme. Ja siis ta võib-olla äkki saab mind filmida ka kõrvalt, kuidas ma tööd teen. Eks see siis näha oleme, peame küsima, et kas mul klient on nõus sellega. Ja kui on, siis saate ka näha natuke, mismoodi ma tööd teen. Diagonaali. Kuhu poole, mis suunas? Tagurda natuke nagu munaga veitsin trepi poole. Ehk siis kaarasest niimoodi. Jah. Vajuta gaasi ka vahepeal. See tegi päris jadelt. Tasub osta.
Nii, aga keera rattad vasakule. Väga hea. Nii, palun. Liigame talle ennast põhi väga. Põhi. Näoga mina suunas siia. See on nagu nii loll valgus natukene see taust. Kangest tahab üle valgustatud olla. Veel on natukene valgust liiga palju õues. Aga ma arvan, et töötlusega peaks seda korda saama. Okei. Nüüd keera... Oota, me tegime parema küll ja tegime ära, onju. Jah. Nagu sinna on tehtud. Nüüd sa võid panna diagonaali. 2 on fake. 1, 3 või 10 kasuta. Ma arvan, et ei jää, jah. Jah. Kuuega läks küll eelmine väga hästi. Ja sellega läks ikka hästi, jah? Kuidas siis strihtvõistlustel pildsid või läbid särgid? Ma ei tea, täitsa hästi läks. Ei, tore on. Omad inimesed ümber, jah? Jaa, mine jah. Sul on meeldib ka nii. Asi ka. Kuidas tänane ilm? Päikest liiga palju ei ole? Natukene on tegelikult. Pean tunnikese hiljem tuleb. Noh, võib-olla. Sest eelmine kord ju Kott imelis. Viimase küll. Tuli ikka väga hästi nüüd. Oluliselt pildid olid. Praegu on lihtsalt see taust nagu hakkab kangesti üle valgustama. Keera mulle täiesti vasak külg. Nagu risti niimoodi. Ja. Nii, oota. Ma korra vaatan. Mina nüüd otse tagurda. Tahad film sõita? Juba iste paigad ju. Usa pildid, värgid särgid, võrdle. Teed Vene filmi või? Andra tegeleb, jah, Youtube'i. Sotsiaalmeediasse materjali. Tule tagurda jälleke. Vaata nüüd tagurda. Kohe
Oota, Andre, sa ei ole ka kohalik siis või? Leitsite Kesk-Eestile. jah. Mina olen Keila. Ja. Sa ei räägi nagu kaardil? Ei räägi enam. Ei. See on väga väheks audioid kõvasti rohkem. Nii harva käin seal. Mulle väga meeldib. Alati ju põllumaal seal tellid, tahan ise viia, sest mulle meeldib seda. Tohib saarlast juurde näha. Et alguses, kui ma tulin mandrile, siis ma ikka iga nurga peal sain neid kommentaare. Ja. Aga viimasel ajal ei ole saanud. Ei, mina ei... Mulle väga väheks. Mul vahepeal midagi ikka tuleb. Nagu näiteks või? No lihtsalt seda öötähte. See on peamine. Sõbrapoiss, kes Saaremaal keegi palus, et kustutaks siis tule ära. Omakorda delegeeritud edasi, et Marju, mulju, lülitid. Ma ei tea, kas see on Saaremaa teema või? Ütleme nii, et saarlasel on väga raske aru saada, kas see on Saaremaa teemast. Ma olen seda kuulnud küll, aga kas see on Saaremaa teema, ei tea. On jah? Jah. Ma tean, et Karsas on vedel ja Toolivori ja Veljalugi. Toolivori on. Mul ongi see, et ma ei tea, mis on Saaremaa sõnad. Ma olen seda kõik kuulnud, aga kas te ise tundunud seda, ma ei tea. Mitte midagi nagu paha pärast, see on siukene, tegelikult on nagu kihvt kuulata. Praegu maailmas pidu oli kohalikud saarmine ütles. Tassi, ma usutun, et mind andma oli tutile vatti. Ja, seda ma ühe jah. Eelmine kord me ei teinud koos mootorist teema pildi. Maailma keeled võib olla ütelda. Nii, teeme vahetuse. Kus on rohkem gaasi anda? Haukus. Päikse kätte küll või? Pane näoga siia poole. Pane tuled ka peale. Jah, tuled. Peaks olema omanik selle auto. Tegelikult. Jah. Siin on üks probleem vist. Noh, See auto on nagu viltu, see tee on veits kaldes, et see maja suhtes nagu. okei. Ma ei tea. Diagonaali ajama. Kardan, et see jääb nagu veits häirima, jah? Jah. Ja natukene siia poole. Ma olen kuskil siin. Jah, no ma näitan ka sulle. No. Öelda, et sellele vanamehele üldse kuulunud. Ma ei tea, kas see on nii või ei ole. Okei. Ega võimatu ei ole. Jutustab, noh. Nägu on küll siuke, et võis olla. Meil sai nüüd pildistatud. Sõidame koju praegu. Nagu mega ägedad autod. Selle uuema Mersuga ma sain sõita ka. Viisime ära need autod. Sain ise roolis olla, nii et julgen soovitada. Väga äge masin. Kiire masin. Jõudu on. Ikkagi AMG. Ikkagi AMG, jah. Mulle meeldis see vana Mersu meeldis kõvasti rohkem tegelikult. Nagu... Mulle meeldivad vanemad autod rohkem. Ja see oli nagu nii sile, et ma ei mäleta, kui ma isegi väikse poisina oleks nii siledates. Seda küll. See oli nagu päriselt sile, et Jaapanist toodud vana omaniku pilt isegi veel autos. Jaa. Väga ilus sile vill. Ja no ongi tegelikult see, et ega väga nagu niimoodi valida ei oskagi. Aga jaa, mõlemad olid. Ma ei tea, kõik need autod, mis tal on nagu ülisiledad ja siuksed teistmoodi ägedad autod. Nii et tasub pilku peale hoida, mis autosi ma siin reklaamin. Et neid tasub vaatama minna küll. Aga ma arvan, et... Midagi vihjas, et on ootamas veel pildistamine 2-kordne buss. Double decker. Okay. Must numbrimärk.
sellele S-klassile ta tahab ka musta numbrimärgi nüüd peale saada. Okay. Kõik on olemas selle jaoks juba. Ja see Maybachi Mersus tuleb ka ilmselt sulle pildistamisse. Aga seda Maybachi Mersut me vaatasime ka, see on nagu, no ma ei ole reaalselt näinud sükast sisu kunagi, nagu üli kuidagi teistmoodi äge ja ilus ja see lagi oli päris huvitav. Väga äge, custom lahendus kõik. Kullaga tehtud lagi. See on väga huvitavad masinad tulevad müüki. Et jah, tasub jälgida. Aga igatahes ma arvan, et ma praeguseks tõmban selle video kokku, sest et see vist on väga-väga pikaks veninud. Järgmine video tuleb siis lillelaadast. Et ma arvan, et siin vahepeal tuli vist pikem paus sisse, aga jätkame. Et nüüd tulebki lillelaada peal. Nii et kui sulle see video meeldis, siis pane like, telli mu kanalit, kommenteeri ja näeme juba järgmises videos. Tšau!